tere Krossi rahvas! Welcome to Rutska TV. Täna oleme tulnud siia Türi Krossi rajales kihutama. Üle 3 aasta oleme Motika välja vedanud. Isiklikult kellal siis pool tundi. Täna sõidame kõigepealt käe kinni ja siis pärast jälle lahti. Jah, mul on kõvemad mordid all, proovime siis kiiremaid ringe teha ka ja tänast treeningut toetab Türi Vaip. Nii suure turunduse eelarve päris ei ole kui Järva-Jaanis, aga abiks ikka. Pidime oma eurod välja teenima ja 8 sisse sõitma, et oma klubi meestel oleks hea sõita. Nüüd naudime suurt ja kiiret rada, vaikselt tuleb soon sisse ja päike tuleb välja, nii et lähme nautima. Läksime! Gaasi käsi, ütleme nii. Eks ta ei ole mul veel saanud ka seda Krossi koormust nii palju, kui vaja oleks peale seda. Kiirust oli ka paras jagu. Pole saanud piisavalt tugevaks peale randmevigast, siis läheb ikka suht nõrgaks ära esine. On vaja seal kuidagi kinni veel hoida, et saaks sõita. Muidu füüsiline on täiesti okei nagu. Lihtsalt kinni jääks hoida. Tunne ka päris norm, kuigi on ikka hullult trikki selles suhtes, et peab tunnetama. Peab touch olema, ei saa villast panna. Väga show'd ei jaksa teha muidugi, sest tõmbab käpa täis. Tegelikult soojendu seal ühe korra, kui ma läksin peale, siis ma panin suht agressiivselt korraks. Seal hüpete peal nagu. Nii pigalt ja seal lasta jah, tõmb paku tühjaks. Seal peale starti vaata, stardikuur paremale, siis vasakule seal. Joon soonda ära ja arvan, et on traction olemas seal soones, aga soon arvas, et ei ole veel valmis ja ei pidanud pingele vastu. Iga ringiga hakkab rohkem pidama. Muidu päris mitu korda oli ikka täiesti põikikapil seal eelnevas kuris ühe korra ootamatult. Ei pea üldse täiesti riiskele. Tuleb piire proovida, siis teab. Ma panin traction kontrolli peale. Paned potikaga, jah? See on nii hea lihtsalt nagu. 450 vist küll, jah? Alguses ma ka selle libistasin ühest otsast täis. Mõtlesin, savime viitsin. Traction peale ja läheb. Lähme teeme, ma arvan, ühe moto nagu. Siis saab flow'd ja värki. See ei ole jah, paha mõte. Mõne ringi kaupa siin ei ole mõte aretada. Sõiduminutid on vaja. Palju sõitsid praegu? Ma ei kujuta ette isegi. Puusalt. Midagi sõitsin. Suht hädas olin kurvides, kui päris aus olla enamustes. Motos saab soone sisse, siis on hea. No, ma oleks ka ilmselt hädas olnud, kui ma prooviks mingi kiiresti sõita, aga ma mõtlen ülirahulikult. See on wise choice.
Ega mul ei olegi siin mingid varianti, tulebki rahulikult võtta, suht toores on. Kaua puhata tahtis? Ma ei olegi rohkem vaja puhata otseselt. No aga lähme teeme see ära siis. Ma olen 3 aastat puhanna. Nüüd on sõitma hakata. No davai, lähme siis. Ega minuga on siin väga raske loota. Seal on seda kvaliteetfilmi aega, on 2 ringi. Sedasi on juba siuke ellu jäämine. The street went out the corner of my eye. I saw a pretty little thing approaching me. She said, I never seen a man who looks so all alone. Could you use a little company? If you pay the right price, your evening will be nice and you can go and send me on my way. I said, you're such a sweet young thing, why you do this to yourself? She looked at me and this is what she said. Oh, there ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good. Not even 15 minutes later, I'm still walking on the street when I saw the shadow of a man creep out of sight. And then he swept up from behind, he put a gun up to my head. He made it clear he wasn't looking for a fight. He said, give me all you got, I want your money, not your life. If you try to make a move, I won't think twice. I told him you could have my cash, but first you know I gotta ask, what made you wanna live this kind of life? He said there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay, I got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I know I can't slow down, I can't hold back, though you know I wish I could. Oh no, there ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good. I was sitting in my house, the day was winding down and coming to an end. And so I turned to the TV and flipped it over to the news. And what I saw I almost couldn't comprehend. I saw a preacher man in cuffs, he taking money from the church. He stuffed his bank account with righteous dollar bills. But even still I can't say much because I know we're all the same. Oh yes, we all seek out to satisfy those thrills. You know there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay, I got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I know I can't slow down, I can't hold back, though you know I wish I could. Oh no, there ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good. Võtsin Vanamäe juures ka seal? Ostsin. 2005 originaal. Putikas. Manuaaliga kõik õigete originaalkottidega käisid kaasas. See on normaalne, vaata. Tegime poiste väikse Tai reisi, siis mõtlesin, et võtame 2005 vaibiga kaasa. 2005 oli vaib oli parem ahus. Absoluut. See on ka muides 2005 orikas. See on kõva set nagu. Vaata, see on Carmichaeli set ja mida ITRC-ni. See on orikas. Väga haige. Mul tädipoja oma. See on kõva set, jah. See oleks pidanud panema. See võib täitsa maksta praegu ju. Jaa, vaata, see mees rikkus selle ära. Ta oleks saanud selle praegu 2 kiloga maha müüa, aga näed, see on mingi... Ei, see oli ka peal juba, me ise ei pannud seda. Tegelikult, Carmichaelil oli ka või? Jaa, tema ongi pääsukas, ei tea või? Aga üks mees pani praegu Hansu pillirotti, no vaatame. Ta tuleb just. Oi, see on liiga kiire hoog juba. Wow, vend pani jumala gaasi peale see nuka pealt ja täitsa peks. Aga ta usaldab seal traction controlli võib-olla. Ma loodan, et ta liiga palju seda ei usalda. See traction control on petlik. Sa arvad, et sa oled sõidumees, kuni keegi sul selle salaja maa võtab ja siis ongi läbi. Robert mingit videot küll ei saa isale näidata. Ma mäletan kunagi käis minu rajal trennis, siis seal oli üks suur hüpe. Robert hüppas seda üle ja Robert ise ütles, et Robert, nii ei tehta. See on ohtlik. See on üks legendaarsemaid lauluseid krossipapade seas, kes tollel ajal opereerisid. See on aastakümneid on seda edasi kantud juba. Ei tea, kas täna on ka selleks lauseks põhjust? Tõmba mingi full küünlastasid kohe. Kohe näeme. Oba, lähebpa. Oi. Ups. Robert, nii ei tehta. See on ohtlik. Vanavaab igas hüppes piduri kallal. Vaatsingi. Süda tilgub verd. Robert teeb ohtlik asju. Kui ta paneb suut normilt agressiivselt seal nuka peal gaasi peale juba. Ma ise küll nii julge. Ma arvan, ta siin kõigi ees pingutab. Aga ega ei oleks arvanud küll, et ta nagu mingit hoogu teeb.
ta täitsa ikka liigub, jah? Ta peab ikka näitama ja tal esimesed 2 ringi käsi peab ka, siis on läbi, noh. 2 ringi ära pingutama. No nii, nüüd tuleb läheb. Vaata tuleb. Mõtle, klõks sureb välja ära kõik. Palju puudu ei olnud nagu. Ringi käimist. Kuule, see on lappes juba. See on juba lappes. See vend on vaja maha võtta kiiremas kodus. Aga väga haiget läks üle selle nuki jälle. Ma ei tea, kuidas ta nii haiget üle selle nuki läheb siin. Aga traction control teeb mingid imesid, seal on näha. See hoiab teda elus. Ta oleks muidu ammu kõik oleks sellega. Aga no käpp on nii jäme, et nüüd on mu soomaaga. Jumal tänatud. Ja tal on see probleem ka, et ta on muus mingi 20 kilo kergem ja see amortvab, see ei tööta tal ju. Õnneks on küllaltki sile. Vähemalt kõva amort päästab. Päästmine. Ongi läbi, tuleb sealt. Ära häbene, ta on meie Stig, vaata valge kiivriga ka. See proovib neid pille, noh. Ei no suures pildis on kõik nii, nagu ma mäletasin. Sirged on lebod, kurvid on. Kas oli ka ohtlikke momente? Ei, ma suretasin korra kurvist tsikli välja. Ühe korra suretasid õhus ka, me vaatasime peaaegu, palju puudu ei olnud. Siin samas. Ei sure nii kergesti, et oli sureta. No jah, õnneks ei sure. Ega ta ette ei hoiata, noh. Siin oli kõik kontrolli all, jah? Suures pildis küll, jah. Kõik peale viimase ringi. Ei no veits pikaks läks välja, aga see oli ikka juhtus. See traction control aitas sind ka? Ma ei tea. Ta pole ilma proovinud. Kui ilma läkski kohe kuskil kõhuni. Kaua sa sõitnud pole siin nüüd? 5 aastat suht täpselt mõelnud. Ei noh, kardiat peaks tegema. Jah. Mis seal muud ikka? Telliskivis kardiat ei treenina? Ei teeni, jah. Milline see trennirutiin praegu välja näeb siis? Ma käin seal kordi alpinismi kursustel. Kriipsrängtel on hea iseenesest, aga kardiale mitte. Kes sust saab? Must alpiniste? Ma arvan küll, jah. Lähed mägesid valutama? Kuhu? Alpidesse kuskile tõenäoliselt. Aga ilma kardiata mägesid ei valuta, jah? Ma hakkan maratoniks treenima, siis ma pean niikuinii tegema. Plaanid on suured, see on hea koht, kust alustada. Maraton on mingi vari nimi joomisele või? Sellele pole vari nime vaja. Paari maratoniks treenida? Paari maratoniks. Ei, me läheme ettevõttega Usbekistani. Maratoni jooksime ja siis mõtlesin, tahaks Usbekistani minna, aga see on nagu see kuradi, mis sul oli, said pükstega tsikli kaasa võtta. Ma pean maratoni jooksma. Said reisiga maratoni kaasa või? Jah. Tuult tiibadesse, Robert! Me olime üllatunud sinu kiirusest praegu. Aitäh! Võib-olla peaksid ikkagi kaaluma sikli ostu ja ikkagi motokrossi sõitmist, mitte alpinismi ja maratoni. Kõike saab korraga ka teha tehniliselt. Muideks, alpinism võib väga ohtlikuks osutuda. Motokrossi osutada. Siiani oled terve? No nii, meil on päev tehtud Türil. Tavaliselt alati Türil saab ujuma minna peale trenni, aga no veel on natuke külm ja me ei julgenud minna. Aga ühesõnaga, mis me öelda tahame, on see, et hea meel on, et Rait on tagasi. Tegime sükse väikse, kuidas ma ütlen, siis aklimatiseerumise päeva Kaimerile. Ei hakanud teda liiga hullusti survestama. Väiksed motod. Päris hea, saime sõidud tehtud. Ma olen sõitnud viimase 3 aasta jooksul kuskil 10 tundi, nii et päris tipp-topp oli täna. Et see aasta teist korda rajal. Ma tegin siukse huvitava arvutuskäigu ka üks päev, et ma olen viimase 10 aasta jooksul 3 aastat motocrossiga tegelenud. Nii et kui me seda võtame arvesse, siis oli tegelikult suht solidi sooritusi. Ma olen täitsa nõus, kui ma kõrvalt vaatasin, siis kõige hullem ei olnud. Kõige hullem ei olnud. Aga loodetavasti läheb ikkagi hooaja kestel paremaks. Usume ja loodame. Katsume rohkem rajal olla, siis tuleb. Ja Türi rada ikkagi deliverdas jälle, et üks Eesti parimaid siukseid layout'e. Natuke kuiv oli täna, aga lõppkokkuvõttes niiske tuli alt välja ja päris hea päev. Nii et tänud vaatamast, pange like, pange kommentaar, pange subscribe ja kes on eriti julge, võib jagada ka. Täpselt nii, järgmine kord oleme juba rohkem vormis, nii et siis saab rohkem teha. See you!